Kui noored leivad ühte kappi panevad, loodavad nad, et kõik, mis tulemas, on pilvitu ja päikeseline. Ühine teekond võib aga pakkuda päikesele sekka vihma ja äikest. Paljud usuvad, et äikesepilved tekivad enamasti tänu ühele ja kindlale isikule. See on ämm. Teie ette astuvad 5 vaprat ämma. Kes nendest suudab edukamalt lahendada keerulisi suhteprobleeme ja saada miniatest koosnevalt žüriilt kõige rohkem punkte? Kellest saab superämm? Tere! Mina olen Meelis Sarv. Enne veel, kui superämma kandidaadid panevad proovile oma teadmised ja kogemused pereprobleemide vallas, peavad nad ühise kohvilaua taga oma minijale midagi üles tunnistama. Ja nimelt, mida kriitilist on nad eales oma minijast mõelnud või siis isegi öelnud. Siiri tunneb oma minijat Taisit 10 aastat. Muuseas, Taisi oma meest ja Siiri poega Henrit vaid 8 aastat. Huvitav, kas Siiri valis ise oma pojale naise? Niimoodi saimegi Hendriga tuttavaks, et me käisime Siiriga 8 väljas ja Henri oli talle kaine autojuht ja oma sõpruskonnaga omas lauas. Ja siis niimoodi kohtusimegi, et piilusime üks teise poole AM ka ikka pärast sutsis. Ikka rääkis vist minust päris palju. Eks Siiri kiidusõnad aitasid pojal astuda järgmist sammu ja nii sai Taisist ja Henrist paar. Tegi isegi ettepaneku ja see oli jälle Siiri esimene, kes teada sai. Öösel 12. Kuna me olime nii kaua juba tuttavad olnud, siis võib-olla alguses ei jõudnudki kohale, et ta on nüüd minias ka veel. Nüüd on aeg uurida, kui teravad on olnud Siiri mõtetes või sõnades kriitikanooled oma mini ja Taisi aadressil. Palun, sa ava see ümbrik, loe läbi, mis seal kirjas on ja sellele siis võimalikult ausalt vastata. Mida kriitilist oled eales mõelnud Taisi aadressil ja mida kriitilist öelnud? Kui ma Taisi kohta üldse midagi kriitilist mõelnud olen, siis jah, et väike hall hiirekene võiks ometi silmad lahti teha ja palju julgem olla ja vaadata. Palju ilusat on. 8 aastat tagasi olin selline rahulik, tagasihoidlik inimene. Ma voolisin temast lõbusama tüdruku. Põline saarlane Mairi on elanud oma mini ja Kätliniga, kes sammuti Saarepiiga ühe katusal vaid mõned kuud. 2 saare pere naised kohtusid esimest korda pisut enam kui aasta tagasi. Ja ma ei teadnudki algul seda, et ta mini on. Sellest ma sain alles hiljem aru. Aga mis sa siis alguses mõtlesid? Siis ma mõtlesin, et kas see ikka jääb Rainile või ei jää. Aga tuli hiljem välja, et ikkagi jäi meile. Ta on välimuse pärast on hästi kuri, tundub. Äi on hästi jutukas. Ja ega ma algul ei julnudki. Suhtlesin küll, aga ta tundus nii kuri, et tundubki selline, nagu öeldakse, vaata need hästi kurjad ämmad ja mõtlesin, nüüd ma olen ka sellise saanud kurja ämma. Algul jah, ma vaatasin, mis ma ikka oskan vaadata, emaliku pilguga vaatasin, kas ta ikka kõlbab. Aga järgmine päev oli juba rõõmsam ja ta selline hästi rõõmsameelne ja hästi tore on. Aeg on uurida, milliseid salajasi mõtteid oma minijast on Mairi valmis üles tunnistama Kätlinile ühise kohvilaua taga istudes. Meil on saates niisugune hetk, kus me ulatame lugupeetud ämmale ühe ümbriku. Siin üks kiri sees, et sa loe see läbi ja püüa sellele küsimusele vastata ausalt. Mida kriitilist oled eales mõelnud Kätlini aadressil ja mida kriitilist öelnud? Sõnatuks jättis. Mis me siis ütleme kriitilist? Mida on kriitilist? Oma kohta. See ootama huviga. Natuke rumal ja loll olen, aga kannatab. Ulakas. Mis ma tein? Lollusi. See, et sa tahtsid muga vihmatantsi teha. Selles ei ole ma süüdi. Pigem oled sa ulakas. Ma ainuke viga võib see olla, ma tulen suga kaasa. Mare ellu tuli Emili minijana ligi 4 aastat tagasi. Ämmana on ta väga rahul poja väljavalituga, mida kõike ta ka noorte õnne nimel ära ei teeks. Mina olen sellisel seisukohal, et noori peab aitama. Ma ei taha öelda, et nüüd
Tanel või Emili on väga küsinud minu käest midagi. Ma lihtsalt ise näen seda. Võtame ükskõik kui lihtsa asja, näiteks ma tulen, näiteks ma näen, näiteks võib neil käterätiku rull puudu olla või hakkab Emilile näiteks pesupulber otsa saama. Väga lihtsad asjad niisugused. Kas Mare mõtted oma miniast on olnud kogu aeg sama ilusad kui teod? Ka Marel tuleb tunnistada sama, mis Siiril ja Mairil. Ohoo, ega siis kriitika on vahest ka elus vajalik. Ei saa ju olla, et kõik on niivõrd hästi nagu moosipalli otsas kõik kasvaks. Ei ole päris nii. Aga kriitikanool kui selline minul Emili suhtes täiesti puudub. Ma võib-olla kartsin alguses, et äkki Marel on liiga tugev iseloom, et kas see hakkab häirima kunagi, aga tegelikult see ei ole kunagi isegi välja löönud. Et see ainuke kartus, mis mul oli, et see ka haihtus päris ruttu. Helgi kohtus oma mini ja taimiga juba 15 aastat tagasi. Superemma kandidaatidest on just tema kõige kauem oma minijat tundnud. Head suhted on meil olnud kogu aeg. Ja tema on mul töökas minias, alati tulevad aiavilja appi kitkuma ja süüa tegema appi ja nõud pärast kõik kraamitud ja nii, et ma olen väga rahul tema. Kui ka on olnud võib-olla neid olukordi, kus ta ei ole minuga päris nõus olnud, siis ta kunagi ei ole seda välja näidanud. Kohe peab Helgi avama punase ümbriku, kus nõutakse vastust. Mida kriitilist oled eales minijast mõelnud või mida kriitilist öelnud? No ma ei oska küll selle kohta mitte midagi öelda. Ma ei tea, moment alguses oli, et taim ei võinud süüa kõiki asju. Et siis mul oli nagu kurb, et oma pulmalauas ta istus ka, ma ei tea, mingi kohupii või mis sul seal ees oli. Jogurt, jah, et siis oli vast ainuke moment, kui ma mõtlesin, et vaesekene, et ta ei saa süüa kõike. Et terviseprobleemide pärast. Anneli sai oma mini ja Kristiga tuttavaks 6 aastat tagasi. Nende naiste vahel on imeline suhe. Naer ja nali ning südaöised koogiküpsetamised peale kuupaistel ujumist on vaid mõned seigad ämma ja mini ja elust. Ma olen oma poegadele kõigile öelnud, katsuge oma naistele liiga teha, siis tulen mina küll vahele, sest naised peavad kokku hoidma. Kuid kas Anneli ise pole kunagi oma minijale pisut krõbedamalt öelnud või temast kriitilisemalt mõelnud? Et mida kriitilist ma olen Kristi aadressil mõelnud. Eks ilmselt see seondubki sellise meie esimese kohtumisega, kui Andrus mulle teatas, et kuulge, tehke nüüd majapidamine väga ilusasti korda, et ma tulen täna oma tüdrukuga. No ma olin Kristit enne pildi pealt näinud. Ja pildidelt vaatas mulle vastu ääretult kaunis, hoolitsetud, väga hea väljamärgimisega neiu. Aga kuna ma ise olen selline hästi lihtne maainimene ja meie kodu on ka väga lihtne, et vesi on meil väljas, WC on meil väljas, siis ma kartsin natukene küll, et kuidas selline mimmu meil hakkama saab. Et lõpuks tuli välja, et ka see mimmu oli ainult välispidiselt mimmu, seestpidiselt on tema hästi tolerantne ja kõige suhtes lojaalne inimene. Asjakohane kriitika viib ikka elu edasi. Edasi läheb ka meie saade, kus minijatel avaneb võimalus ämmasid kritiseerida. Võib-olla just nüüd saab ka iga mini oma ämma tõeliselt tundma õppida, sest superämma kandidaatidel tuleb hakkama saada keerulistes olukordades. Kallid superämma kandidaadid! Tere tulemast esimesele superämma konkursile. Siia ei ole pääsenud ükski ämm, keda tema minija poleks kiitnud, kuid siin ei piisa ainuüksi minijale meeldimisest. Täna tuleb teil lahendada üks delikaatne olukord. Kui hästi see teil õnnestub, seda hindab minijatest koosnev žürii. Võistleja, kellel antakse kõige vähem punkte, peab meie saatest kahjuks lahkuma. Punktide jagamisel kehtib põhimõte, oma ämmale hinnet ei anta. Annan kätte teile esimese ülesande. Ümbrik on kinnine ja seda ei tohi avada enne, kui ma annan teile selleks loa. Võistlus ülesanne seisneb selles, et ämmal tuleb lahendada olukord, mille põhjustajaks otseselt või kaudselt on tema minija. Ma paluksin
esimesel võistlejal minuga kaasa tulla. Mairi, palun. Nii. Mairi, sa võid avada nüüd ümbriku. Ülesande läbimängimiseks oleme palunud appi sulle Triinu, kes on siis mängult sinu minija. Muidugi ta ei pruugi olla sama hea kui Kätlin, aga usu ta teeb endast kõik, et see situatsioon laheneks positiivselt. Esimene ülesanne võistlejale. Minija tahab, et ämber andaks kogu oma vara oma poja perele, sest just tema mees on kõige abivalmim olnud ja rohkem tööd teinud. Kuidas lahendad olukorra, kui sul on veel mitu last? Ma hoian sulle pöialt ja Triinu ootab sind. Kohe saab selgeks, kuidas õnnestub noore lämmal Minija mure lahendada. Kerge see ei ole, sest eks juba vanarahvas teadis, et kui varem pole riidumajas olnud, siis varanduse jagamine toob kindlasti tüli majja. Tore, et sa nii kiiresti tulla said. Jaa. Tead, ma ei hakka üldse keerutama, ma ütlen sulle otse ära, et milles jutt. Ma kuulan. Vaata, asi on selles, et me oleme siin mehega mõelnud ja me arvame, et sa peaksid oma varanduse oma poja minu mehe nime peale kirjutama. Sest et meie oleme sul kogu aeg abis käinud. Minu mees on parandanud sinu pesumasina, kopitsenud sinu riidekappi, aias murud niitnud, sügise lõunu korjanud. Nii et ma arvan, et üsna mõistlik oleks, kui sa kirjutaksid kogu oma vara oma poja nimele. Mitte, et ma ootan, et sa nüüd hakkaksid ära surema, seda mitte. Lihtsalt ma arvan, et mida varem see tehtud, seda parem. Aga mul on teisigi lapsi ju. Ja ma olen sellest väga hästi aru saanud. Ma tean, et sul on teisi lapsi, aga ma arvan, et minu mees on sind ikkagi kõige rohkem aidanud. Aga see on jah minu otsustada, ma arvan, et... Aga te olete küllalt heal järjel ju. Meie oleme heal järjel. Jaa, aga ma ei ütleks, et sinu teised lapsed ei oleks küllalt heal järjel. No... Te olete kõige paremini ikkagi hakkama saanud, ma arvan. Kas sa tahad, et me ei käi enam sul külas, et su poeg ei tule enam sinu juurde? Sa ei näe oma lapsi? Kas sa seda tahad? Ei, ma ei taha, aga ma arvan, et see on minu otsustada, mismoodi ma jagan. Ma pean teistega ka arvestama. Teiste lastega ka. Aga ma olen otsustanud, et kui ma teen, siis ma jagan võrdselt 3 osaks. Et te hiljem saate ise jageleda. Superämma konkurss jätkub. Esimene võistleja, kõigest 37-aastane Mairi, ei nõustunud Minija nõudmisega kirjutada kogu vara ühe poja nimele. Aga ma olen otsustanud, et kui ma teen, siis ma jagan võrdselt 3 osaks. Et te hiljem saate ise jageleda. Tegelikult ei olnud üldse raske. Ei olnud raske. Väga hea oli mõelda sellele, mis võib tulla edaspidi. Et ma arvan, et kuna Minijal ei ole õigus küsima minna enda ämma vara üle, et mulle meelest lahendus, et kõik lapsed on võrdsed. Kas teiste ämmade Minijad hindavad Mairi lahendust sama kõrgelt kui Kätlin? Mairi tulemus sõltub just teiste Minijate antud punktidest. Annan Mairile 8 punkti. Ta meeldis mulle sellepärast, et oli väga õiglane, et kõik lapsed on võrdsed. Mina annan 10 punkti, sellepärast, et mulle meeldis tema rahulikkus, samas enesekindel, sõbralik. Kui Minijas oleks veidi rohkem peale surunud, oleks võib-olla ka Mairi murdunud. Ja seetõttu on minu punktid seekord sellised. Aga minu punktid Mairile on sellised. Vastus oli hea, tore, aga kahjuks vastus oli liiga lühike ja natukene liiga üksluine. Võistlusplatsile saabub Mare. Huvitav, kas abivalmis ämm kingiks kogu oma vara Minijale, kes seda küsima tuleb? Nagu ma aru saan, on sinu jaoks see probleem. Minu jaoks ei ole see probleem selles suhtes, et minul on 3 last. Minu seisukoht on selline, et pärand kuulub kõigile 3 võrdses
osas. Jaa, aga nii palju kui mulle näib, need 3 last ei ole võrdsed, kuidas siis saab pärand kuuluda 3 võrdses osas, sest et vaata, meie oleme need, kes käime nädalas lausa mitu korda sinu juures, aitame sul teha, minu mees parandab sul külmkappi, küll tolmuimejat, küll viib vaibad välja. Jah, ma mõistan sind, ma saan sinust väga hästi aru, kuid minu jaoks on kõik 3 last ühesugused ja minu jaoks täiesti võrdses seisus. Ja seda seisukohta ei muuda mitte üks asi. Aga siis võib juhtuda selline asi, et me lihtsalt ei käi sul enam nii tihti külas. Me käime ka ainult jõuludel ja emadepäeval ja see ongi kõik. Jah, palun. Tegelikult ma ütlen, sa ei räägi mind mitte ühegi lausega pehmeks. Ja küll, kui see on sinu kindel sõna, siis ma lihtsalt loodan, et sa seda ei kahetse. Ma arvan, et ma ei kahetse. Sellepärast, et ma ei tee oma lastel vahet ja mitte kunagi ei hakka tegema. Ja küll. Jah, esimene mõte oligi see, et minu jaoks ei olegi mitte ühtegi muud lahendust, sest minu jaoks on lapsed kõik võrdsed. Et peabki olema otsekohene, peab olema kindel ja õiglane. Mare, Mini ja Emily võib küll ämma lahendust kõrgelt hinnata, aga punkte tohivad anda teiste ämmade minijad. Kas Mare pakutud lahendus korjab miinimum või maksimumpunktid? Annan Marele 6 punkti ja mulle meeldis see, et oli väga eneseskindel, et jäi endale kindlaks, et kõik lapsed on võrdsed, et ta jagab kõigi vahel võrdselt, kuid midagi jäi ikka puudu. 8 punkti. Mulle meeldis tema kindel enesekindlus. Mina annan 8 punkti. Mulle meeldis, et ta oli väga eneseskindel enda otsuses ja otsus tuli väga kiiresti, et ta ei mõtlenud, ta kohe teadis, et nüüd vastab. Ka mina annan Marele 8 punkti, sest nii otsusekindlat ämma ei ole elus kerge leida. Ja mulle meeldis eriliselt see, et Mare puhul ei tekkinud seda tunnet, et kui ma nüüd hakkaksin teda moosima ja külje alla talle hõõruma, et siis tema võiks minu meelt mööda käituda, et see naine teadis täpselt, mida ta mõtleb, ütleb ja kuhu poole edasi sammub. Järjekord on jõudnud Helgi kätte. Nii, ma arvan, et sa võidki minna nüüd Triinu juurde ja mina pean sulle jälle pöialt. Ja, pöialt. Muidugi. Vaata, ma olen siin mõelnud, et sa võiksid oma varanduse kirjutada oma poja ehk siis minu mehe nimele. Et tema on olnud sulle kõige parem poeg, on käinud sul abis, teinud mida vaja, aidanud sind siis, kui sa oled helistanud ja ma arvan, et see oleks kõige mõistlikum. Seda küll, aga minul on 4 last ja minul on nad kõik head ja omamoodi nad mulle teinud igaüks midagi head. Et see on küll tõsi, et sinu abikaasa on teinud mulle nagu kõige rohkem, et ta on väga hooliv aga sellegi poolest ma teen oma vara, on mul välja mõeldud, et poegade nimele selle majakese ja kui läheb müügiks, siis peab tütreid ka arvestama. No jaa, aga ma ei mõtle seda, et sa peaksid nüüd kuskile ära kolima sealt või et sa surema hakkad, vaid ma lihtsalt mõtlen, et nii on kõige parem, et teised lapsed ei käi sul nii tihti külas. On küll, aga mina mõtlen kõikide laste peale. Siis olgu, siis meie ei käi sind enam aitamas. No ega midagi tea, siis tuleb võõraid palgata. Mul on selles suhtes küll lapsed, et nad ei ole sunni ühtegi asja peale ja nad ei ole tahtnud minu käest midagi ületamatut. Aga ma ise olen, kui nad külla tulevad, siis vaatan ikka külmkapis jälle, mis ma saaks neile kaasa anda ja moose ja värke. Tundsin tõelist uhkust, sest temast kiirgus sellist sõbralikust soojust, et ei olnud range, ei olnud kuri, ei olnud õel selles olukorras, vaid ta suutis südame soojusega selle olukorra lahendada. Kas soojus puudutas ka žürii liikmete südameid? Helgile saavad anda punkte kõik minijad peale tema enda minija. Et annan Helgile 4 punkti. Mulle meeldis see, et ta ütles, et kõik lapsed on omamoodi teinud head, et ükski ei ole teinud tegelikult rohkem midagi. Aga mind häiris selline lause, et ta algul jätab kõik nagu pojale ja pärast, kui see maha müüakse maja, et siis nagu saavad alles tütred ka sellest osa. Annan ka 4 punkti. Ta võib-olla jääbki natukene midagi puudu, et samas on nagu väga hea. Miskit jääb puudu, ei oskagi öelda. Mina annan samuti 4 punkti ja ta oli kindlasti väga hea ämman. Aga samamoodi nagu Kristit, meil häiris ka see, et ta ei tahtnud vara võrdselt jagada, et ainult juhul, kui läheb müümiseks, saab ka tütar osa. Kui ei müüda, saad ainult pojad ja tütar jääb tühjade kätega.
ka mina annan 4 punkti ja see sellepärast, et mind ka lihtsalt jäi natukene häirima, et ei ole võrdselt kõikide laste osas see pärandus. Sinise ümbriku avab järgmisena Siiri. Kas Triin saab Siirilt jah-sõna kätte? Nii tore, et sa nii ruttu tulla said. Mis mure sul on siis? Mul on üks jutt. Vaata, ma olen mõelnud, et ma tahan, et sa kirjutaksid oma varanduse oma poja ehk siis minu mehe nimele. Nii? Jah, sest et me käime sul kogu aeg abiks, kui sa helistad. Jah, see on õigus, mis sa räägid, aga mul on ju veel teised lapsed ka ju. Ma tean, et sul on teised lapsed, aga teised lapsed ei käi sul nii tihti külas, nad ei käi sul abiks. Nad tulevad ainult, ma ütlengi, käivad ainult 2 korda aastas, aga me oleme sul kogu aeg kätte saadaval. Olete küll, jah. Jah. Sellepärast ma mõtlengi, et see oleks üpris mõistlik. Aga me peaks tegema siis mingi väikse kokkusaamise, et kutsume kõik lapsed ikkagi kohale. Aga see ei puuduta tegelikult ju otseselt neid, et kui sa vara kirjutad minu mehe nimele, siis teised ei puutu ju asjasse. No, päris niimoodi ikka ei saa. Kuidas ei saa? See ei ole ju midagi keerulist. Keerulist ei ole, aga natukene ausam me oleme teiste laste suhtes ka. Kas sa arvad, et need teised lapsed üldse tahavad saada seda? Ja küsimegi nende käest, mis nemad ka arvavad sellest asjast. Ma olen veendunud, et nemad ei taha mitte midagi. Ma arvan, et ei ole mõtet küsidagi. Aga olekski tore, kui nemad sellest kõigest loobuvad ja siis me teemegi kõik. Aga põhimõtteliselt sa oled siis nõus? Põhimõtteliselt, kui on teised lapsed ka nõus, siis ma olen põhimõtteliselt nõus sellega. Noh, küll on nõus. See ülesanne oli väga keeruline. Et sellist ülesannet nagu oma elus tulevikus küll lahendada ei tahaks. Südamest ei tahaks. Natuke arvasin ka, et neil teistsugust tuleb. Väga julgelt oli tegelikult. Julge hundi rind pidavat olema rasvane. Kohe selgub, mida arvab žürii Siiri lahendusest. Taisil oma ämmale punkti andmise õigust ei ole. Mina annan Siirile 10 punkti, kuna mulle meeldis hullult see, et ta on ainult sel juhul nõus, kui ta arutab teiste lastega. Mina annan 6 punkti. Mind võib-olla häiris see, et ta oli kohe, kui Mini küsis, ta oli nõus, miks ta nii palju punkte siiski saab, on see, et tahtis teistega arutada. Et ta on siiski, toetab kõiki lapse. 6 punkti. Pika mõjutamise tulemusena hakkas mulle tunduma, et kui nüüd veel peale käia, siis Siiri enam varsti kutsuge teisi lapsi kokku. Ja seetõttu ei saanud rohkem anda, et veidi enesekindlust juurde ja sellist mitte järeleandlikkust. Minu punktid on sellised ja ka valdavalt sellepärast, et vastus oli huvitav, teistmoodi, aga enesekindlus tõesti nappis lõpupool. Võistlusplatsile ootame 5. võistlejat. Palun, Anneli, pane varanduse himuline Mini ja paika, nii et hundid söönud ja lambad terved. Asi on nüüd niiviisi, et ma arvan, et sa võiksid oma varanduse kirjutada oma poja nimele, ehk siis minu abikaasa nimele. Ja mis on see motivaator, miks ma peaksin seda tegema? Sellepärast, et meie oleme sind kõige rohkem aidanud. Ma olen sinuga täiesti nõus, te olete tõepoolest mõlemad mind väga palju aidanud. Väga palju. Ma olen teile väga tänulikud selle eest. Aga ma küsiksin sinu käest niimoodi, et kas te oletegi ainult sellepärast abis käinud, et loomulikult mitte. Ega ma ei oota siin, ma ei mõtle, et sa nüüd surema hakkad. Lihtsalt ma mõtlen, et kuna minu mees on nagu nii palju sinu kodusse pannud ennast, et kahju oleks, et kui see läheks nagu kellegile teisele. Aga mina olen mõelnud hoopis teistmoodi. Ma olen mõelnud niimoodi, et äkki see jääks teile kõigile. See jääks teile kõigile ühiseks koduks. Kõigile ühiseks koduks ja mina ja minu mees lihtsalt orjame teiste heaks lihtsalt. Ei, miks orjate? Teised on lihtsalt natukene nooremad, nad pole veel jõudnud nii palju siia kodusse panustada. Aga ma ei usu elu sees, et teised tulevad siia appi. Mis sa arvad, kui palju minu varandus väärt on? Ega mind ei huvita selle väärtus, mitte materiaalne väärtus, vaid just see... Sellepärast ma mõtlengi, et kuna tal polegi tegelikult ju mitte mingisugust väärtust, see on kõigile see, et tema oma kodu. Tahan näha, kuidas sa saad ilma meiet hakkama. Sa ei saa lihtsalt ilma meiet hakkama, sellepärast, et mitte keegi teine ei tule, ükski teine su 5 lapsest ei tule siia. Tulevad kindlasti. Ei tule. Sa veel kahetsed seda. Võimalik. Rohkem ma sulle seda võimalust ei paku. Ma olen otsustanud nii, et ma ei kirjuta mitte kellegi nimele seda. See jääb teile kõigile. Situatsioon kui selline on ju tuttav. Kuna mul on tõepoolest 5 last, siis meie ühine otsus on olnudki see, et varandust
mitte keegi ei saa mitte kellelegi ei pärita, mitte keegi ei saa seda isiklikult endaks pidada, sest elu on nii ettearvamatu. Mitte kunagi ei tea ette, mis elus juhtuda võib. Ta on selline inimene, kes üllatab alati sinna, et ta on nii hästi ettearvamatu, aga ma teadsin, et kindlasti ta saab hakkama sellega. Kas samamoodi arvavad ka teiste ämmade minijad? Selles hääletusvoorus saab Kristi vaid oma ämmale pöialt hoida, sest hindamisõigust tal ei ole. Mina annan 6 punkti. Meeldis tema küsimine minija käest pidevalt, et mis siis saab konkreetsus. Mina annan talle 10 punkti, teeb kõikide laste peale ja ta küsis minijalt mitu korda, et kas te käitegi siin ainult sellepärast, et varandust saada. Mina annan 4 punkti. Meeldis see, et lapsed kõik võivad koju tulla, kõigil on olemas koht, kus olla. Kuid kui minias esitas küsimuse või seisukoha, et kui sa ei kirjuta seda elamist mulle, siis me enam ei tule sulle appi, kes aitab siis sul teha. Ta pakkus välja, et teised lapsed aitavad, aga ta oli väga kõhkleval seisukohal seda öeldes. Minu punktid on 8 punkti. Vastus oli jälle väga huvitav, väga teistmoodi. Ta oskas ka seda teemat arendada edasi ja samas jäädes ikkagi kindlameelseks. Punktid on ausalt jagatud. Nüüd palume ausat kommentaari superämmade hakkama saamisele psühholoogilt. Kõik ämmad olid väga tublid, suutsid väga kindlalt ei öelda. Aga nüüd on küsimus, kuidas minijad selle ei ütlemisega toime tulevad ja oma pettumusega, kuidas nad toime tulevad. Ja kas suhe minijaga ja ka perepojaga jääb kestma, jääb heaks. Ei ütlemine lähedastele võib olla väga raske katsumus. Tihti just lähedased panevad meid kõige rohkem proovile. Katsetavad meie piire, mõnikord suruvad lausa nurka. Ja ilmselt tõeline kunst on selles, kuidas öelda ei armastuse ja hoolivusega. Käes on aeg noppida vilju. Kuidas maitsevad tööviljad meie võistlejatele, see selgub nüüd ja kohe. Kõige rohkem punkte andis žürii Marele, 30 punkti. Siirile ja Annelile andis žürii 28 punkti. Mairi sai 22 punkti. Helgi, kahjuks oled sina esimene, kes meie saatest lahkub. Ära ole nukker, ära kurvasta. Juba see, et sa siin meie saates oled, see näitab, et sa oled väga tubli ämm ja kindlasti oled sa Taimile super ämm. Palju õnne sulle, tubli. Ma loodan, et sul läheb kõik hästi elus. Ja loomulikult päikest sinu päevadesse. Ma olen täitsa rahul, ma olen kogemuse võrra jälle rikka. Ta ei tunne ennast, ma arvan, halvasti, sest nii nagu ta ise ütles, et ta sai enda jaoks täna tegelikult väga suure kogemuse. Siis olgu, siis meie ei käi sind enam aitamas. No ega midagi tea, siis tuleb võõraid palgata. Tema seest õhkus sellist soojust, tema seest õhkus siirust. Ja tundes ja teades oma ämma, siis tegelikult tema jäi oma selles olukorras oma reaalsele elule väga-väga lähedaseks. Tänases saates pidid ämmad siis hakkama saama varanduse himulise minijaga. Järgmises saates peavad ämmad paljastama minija väikese valge vale, mida see minija siis püüab varjata. Räägime teile usaldusest ja usalduse kuritarvitamisest. Superämmad tulevad jälle!